Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus on viimase 10 aasta jooksul rajatud Mustamäe, Saku ja Narva kogudused ning koguduse rajamise protsess toimub Lasnamäel ja Sauel. Vanas vennaste koguduse palvemajas tegutsev Saku Toomase kogudus sai Hageri koguduse kuulutuspunktist iseseisvaks koguduseks 2013. aastal. 2017. aasta kevadel on koguduses 35 täiskogu liiget. Protsendiliselt on Saku kogudus 4 aasta jooksul palju kasvanud. Kuidas see on juhtunud? See on juhtunud tänu Jumalale, tänu paljudele palvetajatele, tänu sellele, et siin on tehtud head tööd mitu aastat juba enne, kui kogudust rajati, ja tänu hea meeskonnale, kes võtab vastutus koguduses. Kuidas saada inimesi koguduses aktiivselt kaasa lööma? Meie koguduses on väga palju tööd. See tähendab ka, et meil on vaja palju töötegijaid, palju vabatahtlikke. Et me oleme kutsunud neid ja eriti oleme rõhutanud seda, et me kutsume ka leerilapsi. Kui nad on ristitud leeritatud, et on loogiline, et nad ka kaasa aitavad, teenivad koguduses. Sest kui neid leeritatakse, siis nad tegelikult vastavad jah järgmisele küsimusele. Küsimus on selline, te olete avalikult tunnistanud oma usku. Kas te tahate edasi elada ja kasvada selles usus, millest teid on ristitud ja mida olete tundma õppinud? Elada evangeelse luterliku kiriku liikmena koguduse keskel ning kuulata Jumala sõna ja osa võtta pühal armulauast, kuulutada head sõnumit Jumalast sõna ja teoga ning teenida oma kaasinimesi Jeesuse Kristuse eeskujul. Ja nad vastavad jah. Seda me võtame tõsiselt. Kuidas jõuate kohalike Saku inimesteni? Esiteks on meil palju töövorme. Meil on pühapäevakool, tüdrukute-klubi, sporditööd, muusikaansambel ja nii edasi, beebilaul. Ja see on üks tähtis töövorm, kuidas me jõuame uute inimesteni. Sest sinna tulevad ka inimesed, kes ei ole ristitud, kes ei ole koguduse liikmeid. Teeme ka väljapoole suunatud töö, näiteks koostöö Saku vallaga, huvikeskusega, ürituste suhtes. Meil on Saku lastelaager koostöös Saku vallaga, et saada nähtavaks, nii et inimesed saavad meist midagi kuulda, kohtuda meie inimestega. Saku koguduses üks noortetöö osa on jalgpallitöö. Ja mis me oleme teinud on, et me oleme koguduse juurde asutanud jalgpalliklubi FC Kurtna. Ja igakuiselt me koguneme vähemalt 2 korda treeningutele, me mängime ka liigamängu, mängime sellist edge-liigat. Miks me seda teeme on sellepärast, et poistele väga meeldib omavahel võistelda, meeldib higistada, meeldib joosta. Aga miks just jalgpall, võib-olla te küsite, et saaks ju teha koguduses noorteõhtuid ja mingeid muid asju. Noorteõhtud meil on ka, aga Saku reaalsus oli see, et kui me korraldasime noorteõhtuid, siis oli näha, et väga palju poisse noorteõhtutel ei tulnud. Ja me pidime oma tiimiga läbi mõtlema, et kus kohas need noored on. Ja selgus, et väga paljud noored on just palliplatsidel. Ja mina tundsin väga sügavalt oma südames seda, et ma tahan minna järgi ja kuulsin tõesti seda Jumala kutset, et minna nendele poistele järgi. Me ainult ei mängi jalgpalli, vaid samamoodi me räägime lugusid Jumalast, me loeme koos piiblit ja üritame tõesti ehitada seda silda siis koguduse ja nende poiste vahele. Vastasvõistkonnane elagu! Klubi on selline vahva noorteneidude kooskäimine. Me saame kokku 1 kord kuus laupäeval ja veedame pool päeva umbes koos või 3-4 tundi. Ja siin on oodatud noored neiud alates vanusest 11. Tüdrukute klubis me teeme palju süüa. Me meisterdame ja räägime. Me enamasti loeme üks naine piiblist ja palvetame koos. Ja siis vahest käivad meil ka külalised
ja enamasti me suht palju ka lobiseme ja veedame väga palju toredat aega koos. Meil toimub siin Saku kiriku laat ja me kogume raha Saku kiriku ehituseks ja tutvustame seda kiriku projekti inimestele. Kogudust ka muidugi. Tere tulemast siis Saku koguduse uue kiriku platsile. Nagu te näete, siis pole veel siin kirikut, aga tuleb. Meil on juba krunt olemas, meil on projekteerimine tehtud, meil on ka ehitusluba olemas, aga meil puudub veel natukene raha, no päris palju raha. Aga me tegeleme sellel nimel ja me palvetame selle eest. Miks peaks Saku kiriku ehitama? Esiteks, Saku on asula, mis on kasvamas. Siin elab praegu 9500 inimest. Aga siin puudub sakraalhoone ja sellisena näeb välja see uus kirik, uus Saku kirik. Meie Saku kiriku ehitamist toetavad partnerid Soomes, Norras ja Saksamaal. Lisaks palju kohalikke. Tere tulemast sinna ka toetajate meeskonda.